No nii, tere taas. Täna on haugipüük plaanis. Ja vaadake seda venda, mäletate veel või? Kalmeriga sai viimati koos käidud vist Pärnus dropshottimas millalgi jaanuaris või? Jah. Ehk siis long time no see. Aga nüüd tulime siia haugi püüdma. Kell on juba 9 kohe, õhtul 9, mitte hommikul, nagu normaalsetel kalameestel võiks olla. Ehk siis me tulime ööpüüki tegema ja prooviks täna saada suurt haugi. Laivi ka. Panemegi kohe pillid tööle, piu ja pau. Noh, sul on juba vähe mehisemat vajutust vist, oli vist jah. Kummin pirdid, vaadake neid, ilusad kollased linnukesed. Ilusad kollased linnukesed aitavad meile täna äkki suured haugid üles leida. Sidescanniga otsiks üles ja laiviga vormistaks ära. Lihtne. Lihtne, aga reaalsus on see, et ta ei pruugi nii lihtsalt võtta. Aga seda vaatame kohe. Noh, Kalmer. Siis otsa läheb Big Shad Green Motoroil Pike UV. Vana hea selge vee toon. Ma isegi panen vist selle, tegelikult panen midagi muud, siis on huvitavam. Ma panen selle Rapala Soft Otuse Minnu värvitoon. Sellega ma sain eelmine aasta siit 2 meetrist ühe päevaga. Ja tervitused Rasmusele, kes pudistas 2 meetrist ära samal päeval. Nii et vot. Nii. Täna siis läheb 2 relva valmis. Täna hakkame ju ikka haugi püüdma, siin mingisugust tilulilu kaasas pole. Üks riit 20–80 testiga. Siia panen midagi väiksemat otsa. Ma arvan näiteks Big Shad Tournament või siis 18 senti Beto või Otuse, ma nüüd mõtlen. Ja teine on mu absoluutne lemmikritt. On 13 Fishing Meta ja Meta seeria ridvad on ülikerged ja mõnusad. Nöör on siin ainult teist hooaega juba peal ja nöör on siuke, mis võib alt vedada, et sellega peab ettevaatlik olema. Siin juba kare veits ja võib-olla ma lõikan veits otsast maha. Aga see, mis mulle see 13 Fishingu Meta seeria rittade juures meeldib, on see, et siin on suhteliselt pikk see osa ja mina hoian nagu ritta niimoodi, et ma hoian nagu seda rulli põhimõtteliselt peos ja mulle väga hästi sobib see. Et väga mõnus ritt. Ja A3 multirull juba, ma ei tea, kas 4. hooaeg läheb. Üli hea. No nii, leidsid midagi või? Midagi seal, see on mingi väike, 2 väikest kala. Ma seon selle, ma võtan sellel nööril, võtan jupi maha, sest ma parem karta kui kahetseda. Natukene kare on. hoiab distantsi, on ikka.
No näed sa, mis pidi tegema ja saad oma söögikala siit kätte. Oi, on nii väike. On või? Oi jumm. Nõksaka ära tegid ja kohe tuli ju. Umbes, et ei lähe see kuhugi siit. Okei, no äge. Kala käes vähemalt. Null ei jäänud. Võib sirge seljaga koju minna. Lahe. See ei olnud kindlasti see näit, keda me nägime. Seal on mingi asi veel. Tundub, et natukene pimedas on nüüd julgemad. No me ei jooksnudki kohe põrki. Nüüd keera sealt juba vahita tuleb, jah, vahita läinud. Vana tõbrik, noh. See oli päris kaua ju järele. No kuhu poole otsustad keerata. Ma panen siis veel sama lanti, ma viitsi vahetada. Lasin hästi lähedale. Mis teeb? Näe, kala ei ole ka mingi loll. Öeldakse ju, mis see väljend oligi, et tola loll ei ole. Vaatame siis, kas Miura see kolli tahab. Või on sul see mustatš või? Koll Miuras, ma ei saanud seda mustatši otsa. Äkki ei saanud täpselt või? No tujub sinna poole kohe. Tegelikult on suht paigal. Suund õige, nüüd tuleb sinna suunda. Aitab. Ahah, nii pani aeglasemaks. Nüüd tuleb landi poole. No. Nüüd tuleb nagu küll nagu vähe siuke agressiivsemalt. Landi juures on alles. Ta oli praegu niimoodi, et näita korra veel ja võtame ära ka. On ikka kabine. Las läheb või? Las läheb. Tšau. Oli tore. Sellele pihta ka saame, see on seal termokliini all. Ei tundu ka kõige väiksem poiss. Arvestades, et ekraan on pandud 30 peale.
tule nii kähku siia poole. Raisk läheb ära hakkas. Raskema tšigi pea vist paneme ikka. On mingisugune 7 või midagi. Pane ise. Samas. Suht lähedal jah, 10. See on päris ilus kala, ma ütleks. Niimoodi tundub. Aga on kohe lähemal. Üldse ei reageeri või? Ma olen seda kala proovinud huvitav juba või? Ei usu hästi, samas liikusime hoopis teise ala peale ja aga see on suur kala. See on päris suur kala, mulle tundub. Ilus kala. Kus see on? Mul on see mootor ümber. Kus sa oled? Siin. Tuli ära. Tahtis nipitamist saada. Hästi. Tulen sellega äkki sinna taha poole korra. Puutsi peast. Nii, jääb pähe näha ka üldse või? Paneme siis korra mõõdulaua peale ka. Mis ta siin on meil? 85. Kuule, aga lasen tagasi ära. Aitäh võitluse eest. Läks ja laulis. Oodan, et sai midagi. Korralik mäsu. On ikka ju. Nii palju möllas. Jälle sama lent nagu eelmine suvi siin järvel. Rapala soft otus. Ma ei tea, see Minnov on vist selle järve värv järelikult. Äge. Oh. Kuule, aga siis on jah, siis on vähemalt lootust, et midagi toimub veel. No pane nüüd. See võiks ära küll võtta. Juba nagu tuleb ka minu arust landi poole. Jah, midagi seal liigutab. Kurat, äkki sai liiga lähedale veel. Aga see on see Beto või? Kurat, see prooviks seda 2 sabaga seda otust või oli vist 2 sabaga. Ei taha vahetada või? Ma panen selle juurast talle korraks. Juurast. Noh. See on muidugi nii raske. Ta ei ole vist väga suur kala.
see ilus kala on see. Jälle või? Ma tulen siia taha poole. Näitab mingi asjaga valgust. Jumala pime ja midagi ei näe. Ahah. Ilus kala. Jätagi see telefon tööle, lähme siia. Teisele poole, jah. Vaata mulle, see lait on siin. See on päris raske kala. Huvitav, kas tõesti sellest kaamerast üle tõsta. Oi. No, nüüd äkki jääb kaamera filmi peale ka midagi, muidu siin 2 antsu pimedas siin toimub. On ikka. On küll, aga ei ilus kala on, aga ma ei saa nagu aru, kas ta on suurem kui eelmine vist. Nõksa, jah, on. Suurem on ilusti. See on ikka suur. On, jah. See on mingi kuradi 8-9 kilo. Ei ole nii suur. Aga vaatame, kus tal... Ahah, länt on siin. Suunurgas on konks õnneks jälle. Okei, seekord ei hakka siin mingit landi pilte tegema. Pimedas ei tule nagunii midagi välja. Aga vaatame korra kaamerasse. No Eino muidugi sa hakkad nüüd siplema jälle, jah? Eino muidugi, jah? No ei saa ju üles tõsta, vana hakkab kohe siplema, jah? Eino muidugi, jah? Ei saa üles tõsta, noh. Ilus. Ma ei tea, kas video pealt midagi on näha, aga see näitab peale lihtsalt valgust. Natuke sealt, niimoodi. Ma ei tea, kas proovib mingit pilti ka teha või? Ei taha küll ära sõnada, aga siiamaani oli täitsa rahulik. No jah. Nüüd on ju valgus peale ja kaamerad filmivad. Näitame nüüd korra, siis läheme lahku, Anja. Nii. 90, väga ilus kala. Konks oli suu nurgas. Nii ta läkski. Quick release. Ühesõnaga, õnneks oli konks suu nurgas ja kala ei saanud viga. Äge. Ja jälle võttis seda Rapala soft otust. See on seal. Siin. Ma ei tea, sa viskasid, mis sa viskasid, Piiksad Juniorit või? Ma viskasin Miuras Maussi ja Petot. Ja kummagist ei teinud väljagi. Ja sellele tuli kohe. Ma arvan, et see sabamäng. Vot, äge. Mis meil kell on? 1 kohe. No, te püüame natuke veel. Pidime üheni püüdma, aga võib-olla püüame grammike siis veel, äkki Kalmer saab ka ühe kolli veel. Katsun valgust näidata. Kuda tundu. Tundub päiksemad kui sinu. Ei ole ka väga palju väike. No jah, aga mingi 3 midagi. Sealt saab söögikala omale, ma arvan. Jah, täpselt. No täpselt sul teeks. Kuule, hea ju. Ja kuradi lant, vaata. See lant ja tööd. On jah. Saba tahab. Lihtsalt teine värv, jah? Kohe reageerib. Oih, näe, tuli ära. Jaa, lait tuli ära. Vaata, näite kalakaamerasse ka siis. Vaat sinna poole vähe minna.
tundub mingi siuke seitsmekümnega midagi või? Kuidas? Mis ma siin genereerin? Kohe näeme. Nad on nii kurjad on ja. No näed, näite kaamerasse. Ilus, oota, ma teen mulle pildid ka. Nii, äkki saad sinna ette samamoodi nagu ma olin. Siis ma saan näidata, et kui lihtne oli sinuga möliseda muidugi. Nii, selle viimase Kalmeri kalaga tõmbame päeva kokku või öö. Läheme koju tuttu, et kell on juba 1:30 vist kohe ja meil on siis kokku 3 kala. Valges ei saanud midagi. Jah, valges tuli see väike, jah, täpselt. Üks väike tuli see esimene kala. Siis tuli 2 vähe suuremat, 90 jäi suurimaks ja see oli mingi 75, midagi sellist. Ühesõnaga see 75 läks kotti, täpselt oligi vaja seda ühte sellist söögikala tahtsime. Ja toimis ainult üks länt, toimis soft otus, Rapala soft otus, ma arvan, see toimis sellepärast, et see sabamäng, et me proovisime erinevaid ja see eelviimane 90 kala, sellega oli ka niimoodi, et Kalmer viskas alguses peetot, siis miurast, mitte 1 grammi ka ei liikunud ja siis viskasin mina selle soft otuse ja kõmm kohe tuli. Ma arvan, me saaks veel kala, kui me jääks, aga ei plaaninud täna tervet tööd olla, et muidu jääb öö vahele ja siis on jama pensionäridel siin. Ma ei pea sind silmas, ma pean ennast ka silmas, ma ei saa enam, mul on pekkis, kui üks öö vahel jääb. Ja siis on järgmine päev nii kehv olla. Okei, aga aitab mölast, siit pimedast pakime asjad kokku ja näeme järgmises. Tšau!